pange hullud või? No tere. Ja hello. No nii, kes meil on siin täna? Ühesõnaga, täna on meil siis siin Põhjala Sepp ehk siis Rain Jansen. Ei ole mina Põhjala Sepp. Aga kes sina oled siis? Mina ühesõnaga töötan sellises kohas, mille nimi on Põhjala Sepp. No, miks sina oledki Põhjala Sepp? Mina ei ole Põhjala Sepp. Okei, mu terve intervju on selle peale üles ehitatud. Juba vale info. See pidi olema. Küsimused on sellest. Pealkiri peaks olema Põhjala Sepp. Seda võib panna. Pealkiri. Või on nagu tõesti vale bränding su jaoks. Minul on laboratoorium. Siin on laboratoorium. Kes on Põhjala laboratoorium Ei, sepistamiseks? Hephaistose laboratoorium. Hephaistos? Kas see on ametlik nimi sellel? Ja mul on ettevõtte nimi Hephaistos läheb. Kus siuke nimi tuli? Oi! Kas sellest tunnist ajast jätkub? No, peab jätkuma. Me võime teha ka 3-tunnise episoodi, kuni see vastab. Meil ei ole siin ajalimiiti üldse, nii et... Okei, Adri oskab rääkida ju, kust kohalt see tuli. Aga meil ei ole temaga intervjuu. Räägi sa. Telulu! Telulu! Kes siis ei tea, siis Adri tegelikult on siin varjatud andega, et ta käis Sepa koolis ja nad käisid koos Sepa koolis. Me olime klassivennad. Ta on klassiõdev. Me olime klassivennad. Vennad. Jah, et nad tegelikult mõlemad on Sepad. Adri on siis õppinud Sepaks. Kaua sa õppisid? 2 aastat. 2 aastat. Ja palju sa pärast seda oled sepistanud? Järgmine küsimus. 2 korda vähemalt. Vähemalt 2 korda, kus juures küll. Tegelikult võib-olla, et isegi 3. Okay. Mõnikord on juhtunud, jah. Aga millal te selle lõpetasite või millal see oli? 2021. Aga Rain võib täpsemalt rääkida sellest sepistamisest. Et sina jäid seda edasi tegema. Ei, ma räägin parem ühe sõnaga sellest niimoodi, kus see paistos tuli. See ka, jah? Ja see tuli sealt Vigala koolist, kus nad käisid. See tuli Vigala koolist ühe sõnaga ja tema oli Zeus. Ja Zeusiga seoses mul on siin Zeusi tattoo on ka. Ja samast teemast tulnud. Ja mina olin paistos ja sealt oligi. Okei, aga nagu... Mõtle välja. Miks sa Zeus olid ja miks sa paistos olid? Kes need mõtles välja? Sa ise? Oi. Kes mõtles sellest, me ei räägi. Las mõni nimi jääda. Aga meil oli põhimõtteliselt, meil oli vaja teha näidend või nagu siuke etendus. Sepa koolis tegite näidend. Jaa, see on sealt traditsioon põhimõtteliselt. Et siis iga kursus rebaste ristimine nii-öelda, ma ei saa kõik ära rääkida, aga üks osa sellest on, sa pead nagu etenduse tegema. Okei, see on rebaste ristimise osa siis. Jaa. Aga üldjuhul on see niimoodi, et see peab samal päeval... Mitte seda õppekavast, et lavaka... See tehniliselt on õppekavast. Aga seal on nagu, kui muidu on siis need etendused niimoodi, et samal päeval sa saad teada, mis mõtled välja, siis meie kursusel läks kuidagi niimoodi, et meieni jõudis see info varem ja siis meil üks kursavend, tema nagu tegi meile full skripti ja me harjutasime seda. Okay. Valdo. Ütleme Valdo, jah. Tegelik nimi on tal Valdo. Ja see kõik Vana-Kreeka tegelased. Ja me olime ma olin Zeus. Vaata sulle otsa ja ta mõtles, et sa oled Zeus. No. Ei, me saime ise valida. Sa said valida? Okei. Tegelikult ühesõnaga ainuke, mis järgi jäi, oli Zeus ja siis nemad jäi hiljaks. No. Ei olnud. Tegelikult seal oli isegi... Päris hea valik. Seal oli isegi mingisugune jumalanna oli valik, kus mammiga teema on Zeus ja kõik. Okay. Kes oli jumalanna? Ma ei mäleta, seal oli küll alguses karakterite jagamine oli see oli. Ja see oli enne, kui see kogu skript vist üldse kokku pandi. Küll olid tegelased ja siis kes saab kes olla. Okei, ja sa valisid endale tegelaseks Hephaistose ja siis sa otsustasid selle nimega jääda nagu lõpuni välja. Et kõik, mis sul Sepiga seotud on. Elu lõpuni välja. See on Hephaistos. Wow. Ja nii ta läks, jah. Sul lihtsalt ei olnudki valikut, sa ikka nii, et see ei lõppunust... Ei, me sõnaga peaaegu oleks kaklema läinud ühe tüübiga. Okei. No nüüd see küll ei saa enam alla anda siis. Aga sõnaga tema hakkas sõjajumalaks, nii et ei ole kõige hullem. Okei. Kus juures, selle etenduse ajal meil oli fulli, meil olid mikrid ja meil oli nagu lava ja asja, me tegime sellest suurest sääsist, tegime lava endale. Ja siis minu ja Raini plaan oli, et me nagu... nagu selle niimoodi, et kordamööda läksime kõik lavale ja siis oma osa etendama ja siis mõtlesime, et teeme niimoodi, et vahetame üksteise hääled ära, et kui mina lähen lavale, see oli niimoodi kuskilt siit
põlvedest saati suts üles enam-vähem paissid ja siis on niimoodi, et läheb need naise jalad lähevad lavale ja siis tuleb Raini hääl, vaatad seos ja siis läheb Rain oma mehe jalgadega, siis tuleb minu hääl paistes. Aga tänu sellele ideele siis ongi see, mis see nimi oli? Valdo. Valdo. Ta sinu klassivend ka nagu varus. See ei ole päris nimi. No on, aga mitte praegune nimi. Ühesõnaga. Ja siis tänu sellele, et ta läks väga-väga kurjaks. Kas see Valdo võttis ka endale nüüd selle Vana-Kreeka nime? Ma ei mäleta isegi, mis ta oli. Aias. Aias, jah. Me tahtsime veel ühe sõnaga teha ka, et kuna see näidend oli, tema kirjutatud oli siuke suhteliselt igav. Ja väga tõsiselt võitis seda asja. Et siis nagu pidime tema nagu esinemise ajal nagu seda kaunist laulu laulma, et kes aias. See ei tulnud ka välja kahjuks. Mitte nagu null huumorimeelt oli sellega, et mitte midagi tohtinud teha, see oli nagu kuri. Oi, oli nagu päriselt kuri. Võite, kas ta siis see etendus oli nagu muidu ka varem valmis kirjutatud või see ikkagi nagu... Ootas oma aega lihtsalt. Ta lootsite kuskil saab kasutada ja lõpuks sai üks komp, kes oli nõus. Ja selles tegelikult oli väga äge, et meil olid flyierid, meil olid kõik, meil oli päris palju rahvast ja kogu see tehnika, kõik seal oli nagu üliäge. Ja ma pole näinud enne, et keegi teine kursus oleks niimoodi, et kõigil on siuke sepikas olevad asjad, mis on, et viskame rut midagi kokku, sest neil ei ole see aega. Lihtsalt meil oli, tegime sauna õhtuid ja seal harjutasime, lugesime ette neid osasid ja jaa. Kes oleks aru olnud, et sepistamisel õpid natuke näitlemistööd ka? Siit ka väike reklaam Vana-Vigala tehnika ja teeninduskoolile üliäge on õppida seal. Täpselt nii. Täpselt nii, jah. Aga mis teile, mulle siis juba selle idee andis, et üldse minna kuskile Vana-Vigalasse õppida sepistamist järsku siis 2020 aastal või? 2019. Okay, ennem koroonat siis. Mis sulle andis? Mis mulle andis või? Ma tahtsin kooli minna lihtsalt ja siis ma mõtlesin alguses midagi autoasja minna õppima, kas äkki autotehnikuks või midagi sellist. Ja siis seal üks õppejuhtidest seal Vigala koolis siis ütles mu emale põhimõtteliselt, et kuna ma olen rohkem kunsti inimene, ma võiksin minna sepaks õppima. Ma olin nagu, fuck it, let's go. Ja ma läksin. Rainil on vähe teine lugu siin. Jah. Ma olen geneetiline sepp. Geneetiline? Ja vähemalt sõnaga neli sugupõlve on kindlasti sepad olnud. okei. Et siis... niivõrd aga kui vana sul see idee tuli, et sa nüüd lähed ka siis sepaks õppima, et sa pole siin esimeses nooruses nagu Adri, kes oli 20 midagi. Aastal 2019. Ahah, siis olid tunduvalt noorem kui praegu. Siis veel oli esimeses nooruses. Siis ma olin esimeses nooruses. Siis veel, jah. Aga miks just Vana-Vigalasse või kas seda mujal ei saanud õppida või mis sul sellega seos on? Tegelikult ei olnudki ega rohkem kohti. Midagi on, aga see ei ole see. Nüüd on Tallinnas ka, aga... Kopli või? Kopli koolis, jah. Kopli ametikool. See on see, kus mina käisin. Jah, mida sa olen lõpetanud. Miks seda on esimesena vaja mainida? Tundus oluline. Aga ei, põhimõtteliselt ikkagi Vigala seppadel on oma mingisugune maine ja seal on teada, et saad nagu hea koolituse. Kas sul on muidu Vigalaga mingi seos varem ka või ainult siis see, et sa käisid seal seppa koolis? Pole elu sees varem käinud seal. Ei lähe ka uuesti nagu varus. Nad sunnivad ühe sõnaga niimoodi nendel üritustel käima seal, kui see seppade ristimine on siis. See on ka nagu hästi äge, mis on, sa oled juba selle kooli ära lõpetanud, aga iga aasta, kui on see ristimine, siis ikka kutsutakse kõik vilistlased ka. Siis on nagu näed, kes seal alles on jäänud, kes nagu ei viitsi enam käia, kes edasi tegeleb, kes üldse pole tegelenud, kes käib niisama seal kohal just for fun siis. Kas te muidu kursakaaslastega saate ikka veel läbi, teete teatrietendusi oma valele? Siiamaani kord kuus muideks. Peaks tegema, kordes etenduse. Rain kunagi mõtles, et ta näeb paistus, aga nüüd on siiamaani ainult selle pärast. Sunnitakse. Põhjalas teeme. Sul on improteater selle kõrval. Täpselt nii, ühesõnaga ma räägin seal, et me tuleme nüüd oma kursusega näidendit tegema. Aga meil flyerid on veel alles, ei ole või? Aga me need samad laiali. Või värskemaid pilte vaja. Tund ära, Milleks? Samad. Teeme ilma Valdota. jah. Kuhu jääb siis draama? Ja ei, tegelikult tuleb ikka kutsuda. Olgu me sellega fun oli. Okei, aga need, kes siis ei tea, meie arvasime, sa oled Põhjala sepp, et siukse nimega, aga sa oled Põhjalas, tegutsed seal Põhjala tehases ja seal on siis oma sepikoda. Jah.
ja see on siuke huvitavam koht, ma olen ise ka käinud. ja ta on naela teinud. Ma olen naela teinud, sul ei meeles. ma olen siin kodus väga tähtsa koha peal, sest et see on ka ainuke mu sepistamisoskus, mis ma olen suutnud ja see ei tulnud väga hästi välja. Väga palju raskem, kui võiks arvata. Oi ei. Mis oi ei? Ikka on 2 sepaga võistel. Kas ma üldse ei kuulan, mida? Ei? Ma ei kuulan. Mis te rääkisite suure? No keskendu siis. Ma proovisin, aga ma kadusin ära vahepeal. Aga jah, et klassikaline sepikoda on siuke teistmoodi, ma ütleks, mida mina olen näinud, sest et mina käisin ka siis siukses ametikoolis. Ma ei õppinud sepaks, ma õppisin puutööd, aga siis ma sain sealt teha sepistamistööd ka natukene. Ja siis see oli siuke väga vali ja kuum ja natukene nagu ütleks kohe vastik koht, kus olla. Ja sinu sepikoda ei ole üldse selline. et ta on nagu väga puhas ja seal on üldse teistsugused masinad. Et kas see on sul teadlikult tehtud nii, et sa ei taha olla siukses kohas, kus on siuke must sepiauk või kuidas see niimoodi teinud on? Noh, tegelikult ju peaks siukse valge pluusiga sepistada saama. Valge pluusi. Sinu juures vist küll, tavalises sepikoos mitte nii väga. Noh, aga miks ta on? Sõnaga, mul on see teema, millega ma tegelen. See on selline, et nagu need masinad on tehtud ühesõnaga siukse konkreetse eesmärgiga kõike. Selle minu Damaskuse tegemise. Ja mis seal ikka ära määrib siis? Okei. Et su spetsialiteet siis on täpselt see Damaskus. Mis sa täpselt teed sellega või mis sinu käest saab osta? Kingalusika näiteks. Kingalusika, okei. Aga muidugi siia vahele ka, et kui keegi ei tea, mis on Damaskus teras, äkki Rain oskab öelda, mis see üldse on? No jah. Damaskuse teras on selline, kuidas nüüd öelda, kadunud tehnoloogia. Ma jälle pikalt rääkima ei hakka. Räägi väga väikalt, sest palun tee see. Me tahamegi täpselt teada. Ma peab paberi ette võtma, et peast rääkida on kole keeruline. Aga tegelikult sõnaga see on nagu, kuidas nüüd öelda, mingisuguse siukse konkreetses piirkonnas nagu toodetud, Indias toodeti tegelikult seda algset terast ja siis nagu Damaskuses siis tehti nagu sellest mingisuguseid terariiste ja selle tõttu tuli nagu siuke nimi Damaskuse teras, et aga tänapäeval nagu selliste asja ei ole nagu ütleme, et sellist tulemust ei ole saavutatud. Ameerika maal 2 tegelast on nüüd küll peaaegu selleni jõudnud, aga mitte päris. Millele sa üritad siis jõuda? Ütleme, et sellise materjali nagu Damaskuse teras oli. Aga ühesõnaga palju lihtsam on seda teha niimoodi 2 erinevast terase sordist kokku panna ja tulebki siuke kaunis muster. Okei, ehk siis mis see Damaskuse teras täpselt on siis erinevatest terastest kokku suatatud mustriga kokku keeratud põhimõtteliselt ja kokku keeratud. Aga nendel erinevatel terastel on erinevad toonid, lõpuks kui valmis on ja see tekitab selle mustri sinna. Ehk siis sa saad mängida sellega ja mida Rain teeb mosaiiki, mis on siis, ta teeb nagu mosaika nagu väikestest tükkidest kokku pandud, et erinevad mustrid tal nagu, minu arust tema käekiri on täielikult see, kui asi näeb välja nagu oleks mitu ämblikut peal, siis on Raini käekiri. Ämblikut. Ja see näeb ka välja, aga see on hästi siuke midagi saad kaasa tuua mõnes. Kaasa tuua. Nagu kaleidoskoobist vaatad siuke nagu söökestest. Nagu mõtleb igasugusesse välja, aga võrreldes, kui sa näiteks minu esimene nuga näiteks oli ka Damaskus, aga ta oli lihtsalt, et ma panin nad kokku, nagu tegin katki, panin uuesti kokku 2 korda ja see oli siuke nagu triibuline. Aga tema on see, et ta põhimõtteliselt ta teeb mingisuguse asja valmis, ta lõikab need väikesteks ruutudeks või kuubikuteks ja siis paneb nad külgepidi igapidi kokku, mängib selle mustriga seal, teeb seda veel mitu korda, keerab, väänab, mis iganes kõike ta teeb seal ja lõppkokkuvõttes tuleb siuke hästi detailne ja huvitav muster. On ju? Siis see muster tuleb sellest, et sa lihtsalt paned väikseid tükke kokku, mitte see kuidagi sulata kuidagi teistmoodi. Sa pead mängima sellega. Jah, mängima on väga hea sõna. Et sa pead nagu teadma ka, mis asi sul, mis pool on ja niimoodi.
selles suhtes, et minule kui mitte sepale see mängimine nagu ei ole väga ja mängimine on väga hea sõna. kujuta ette, et sul on mingi minu jaoks mängimine on see, et mul on käes on nuga ja siis ma vaatan seda ühelt poolt ja teiselt poolt ja siis ma mängin sellega. kujuta ette, et sul on erinevad värvi plastiliinitükid käes ja sa nagu, mida rohkem sa mätserdad neid kokku igat erinevat pidi, sa rohkem need värvid nagu segunevad ja liiguvad omavahel, mitte segunevad vale sõnaga, nagu painduvad selle, ma ei tea, lähevad kokku kuidagi. Eks see on põhimõtteliselt sama. Mängid sellega. Okei. Ja siis need mustrid tulevad seal erinevate kuumustega või kuidas see saavutatakse? Ta ongi ühesõnaga, plastiline on väga hea nagu selline, et mitte ainult ei mätsi, vaid ka lõikad teda vahepeal. Ja siis näiteks sõnaga, paned nad kokku kenasti niimoodi ja lõikad näiteks niimoodi viiludeks selle. Niimoodi ja siis kui need viilu peal on ilusti näha see muster kõike. Niimoodi siis paned need viilud omavahel kokku ja siis sa vajutad teda jälle kokku poole. Niimoodi siis jälle viilutad ära ja siis jälle paned niimoodi kokku ja siis nagu tulevadki need. Kas see on rohkem nagu siuke teadlikult sa tead, kuidas panna neid erinevaid kokku või sa nagu vaatad, et mis kokku tuleb ja siis sa sellest lähtuvalt teed midagi sellest? Puhas matemaatika. Puhas matemaatika, jah, okei. Väga lahe. Ja selle mustriga on ka, et ega sa kohe ei näe sealt selles suhtes. Et kui sa ära lõikad ja midagi teed, ega sa kohe ei näe, sa pead seda tera, siis sa pead selle materjali puhtaks tegema, sa pead selle happesse panema, siis happe toob selle mustri välja ja niimoodi. Happesse? Mis hapet te kasutate? Kõlab väga ohtlikult. Kuningvett. Kuningvett. Tegelikult ei. Ja kusjuures ka lahustuvat kohvi. Jaa. Lahustuvat kohvi? Kusjuures tegelikult ainult lahustuva kohviga. Kui panete lahustuva kohvi, siis see muster tuleb nähtavale. Oh wow, crazy. Ja nii, et jooge kõik lahustuvad. Just öelda, kas on safe seda juua. Tundub see ohtlikum jook. Kuidas sul happe meeldib vasta? See on see happe kahjuks, mis ei viiti. Aga... Okei, mul see näiteks, et kui sa alustasid sepistamist, kas sa kasutasid siis rohkem nagu traditsioonilisi sepistamise vahendeid nagu ikka, ma ei tea, vasar ja olooži ja kõik siuksed väiksed asjad või siis sul oli kohe olid mingisugused huvitavad masinad valmis tehtud või ostetud? Kas kohe proovisid lihtsaks teha endale või? Kooli, kui ma läksin, siis mul ei olnud midagi olemas. Sul oli garaaž lihtsalt. Tegelikult valetan, ühesõnaga käes oli mul valmis ehitatud no, juba. Okay. Aga muid asju ei olnud ja siis hakkasid kooli ajal, siis ma hakkasin tegema neid. Jah. Kas see nagu... No sa ju teed oma masinad enamjaolt ise kõik. Kuidas sul nagu... See on nii crazy, kui on see nagu meie... Kuidas? Kuidas sa tuled nagu nende peale? Kas see on vastavalt vajadusele, siis viskab midagi kokku siis või? Või viskab midagi kokku on väga valesti öelnud. Need on suht targad masinad. Niimoodi jah. Et kui mingi, just nimelt vajaduse järgi on kõik need asjad. Kaua sul tavaliselt ühe masina tegemine aega võtab välja mõtlemisest kuni valmis saamiseni? Kaua asub tema ei viitsi teha. Aga too mõni näide mõnest masinast, et ilmselt Adri tea, mis seal on, aga nagu, mis masin on midagi, mis sa oled ise teinud või kokku pannud, et too mõni näide, mis sa siis oled täiesti nagu ise leiutanud algusest lõpuni, mida oli vaja. Ütleme, et päris leiutanud seda kindlasti mitte. Aga jube hea asi on YouTube. Et seal on nagu mingisugused näited täiesti olemas ja nende järgi ongi niimoodi ja kohandad enda jaoks ja saadki tulemuse. Okay. Kas sa tegid enda jaoks juba masinaid ennem seda, kui sinna kooli läksid? Ei. See lihtsalt otsustasid, et nüüd teed. Sa oled ju samas mingi, kas sa programmeerija või mis sa oled ka ju? Tehnika taipu sul ikka arvuteid sa oskad. Jah. Okei, aga mis sa siis tegid enne seda, kui sa sepp ei olnud? Mis sul andis selle julguse teha ise mingeid masinaid, et sa sepistada? No, IT-arendaja. Okei. See oli väga suur hüpe siis ju täiesti teise alasse. Tahtsid enda juurde tagasi minna või oli see midagi, nagu, mis sulle nagu hinges oli tegelikult mõnda aega, mis sa oleks tahtnud teha, aga lihtsalt kunagi oli need aega ja siis üks hetk otsustasid, et nüüd on aeg? Ütleme, esimese siukese mootoriga sõiduvahendi ma ehitasin endale 6-aastaselt. Oh, wow, okei. See on ikka väga suur taust juba seal taga. No siis, nii ta läks. Mis sa veel siis endale teinud oled, kui sa 6-aastaselt tegid juba endale
ega ma palju ei viitsinud. Ideid on kindlasti palju. Ja 9-aastaselt oli esimene sepis. Ja sa ütlesid just, et sa enne sepatoojad ei teinud. Noh, kuna mul isa oli sepp, siis kuna see oli kuskil, ammu, siis kui tuli välja selline tore film nagu Viimne reliikia, siis mul oli pistoda vaja. No, okei. Jah. Aga kui sa näiteks praegult ei oleks sepp, kui nagu üldse ei tegeleks sellega, mis asi sa oleks, siis mis sa teeksid? Ma ei tea. Kas sa ID-arendusega ikka veel tegeled ka? Ei, no mul on nagu sepikojas osa asju tehtud nagu mikrokontrollerite peale programmeeritud. Okei. Kas sa ei karda, et üks päev see masinad lihtsalt tõusevad ja võtavad üle või? Ei. Muutuvad liiga targaks? Ei. Ei või? On kontrolli alla. Hästi kontrollitud. Kodustatud. Kas AI-d ka kasutad endal kuskil seal? Seal ei kasuta. Aga kas sul on plaanis ju? Aga võiks. Jah, mis sa oleks, mis sa nagu... Ma ei tea. Näiteks võiks nagu need masinad panna kõik mõttejõul tööle. Mõttejõul? Niimoodi, et kui mingisugust asja on vaja, siis nagu mõtled ja siis see masin teeb ära. Ja nagu nüüd näiteks tuua, kui muidu see sepikojas jooksed enam-vähem, jooksed ääsi ja paaba ja alasi vahet, jooksed on palju öeldud, aga sa liigud seal vahet, siis Raini juures sa saad kõike teha istudes. No, niimoodi, et tal on ääs on, tal on gaasi ääs ka, kõik on seal samas, on induktsioon ääs ka ja mida keegi ei tea, siis see on lihtsalt praktiliselt siuke spiraal, lükkad sinna materjali vahele, vajutad pedaalid ja piiks ja metall on praktiliselt kuum ja saad istudes teha materjali kuumaks, minna pressi alla, kõik asjad saad niimoodi põhimõtteliselt ära teha. Jah, ja seda induktsiooni näeb laupäeva hommikul televisioonis. On jah? Jah. Jah, härra käis meil siin telekas, meil on staar. Mis sa tegid telekas? Räägi siis lähemalt. Panin saatejuhi naela tegema. Oho. Tegi ära. Ja siis ühesõnaga, siis ta veel nagu keetis ühe Damaskuse klotsi kokku ja... Nagu niimoodi, jah. Joo, aga kui palju seal muidugi saates tuleb, ei tea. Nad peavad kuskil niimoodi nagu 5 minuti sisse ära selle saates on, siin on Rain. Tere ja head aega. Piiks. Aga kui sul, kuna sul niikuinii on suht siuksed nii-öelda targad masinad seal, kui sa saaksid võtta ükskõik millise siukse science fiction vidina, mis nagu pole päriselt olemas, aga välja mõeldud asi, mis asi see oleks? Nagu ükskõik mis. Mõtleb. Ma ei teagi. Ega mul enamus nagu neid asju, kõik mis tulevad, need tulevad nagu vajaduspõhiselt. Aga natuke fantaasiat. On praegu midagi, mis oleks nagu uskumatult väga vaja, aga ei ole veel käsile võtnud. Ja kui ma ise sisse lähen, siis tuled põlema minna. Vot. See ei tundu väga science fiction. See tundub nagu päris reaalne. Pane andur. Ja palju lihtsam on ühesõnaga kasutada seda mingisugust Apple HomeKiti niimoodi, et kui sa oskab ise niisugust asja teha. Kas sul sepikojas juba ei ole Alexat, et saad talle öelda, et davai, et nüüd tuled ja siis nüüd ma ei tea, ääs tööle, nüüd see teine. Ei taha või? Ei. Sa paned Raini sinna. Alexa on out. Nüüd on, kes see? Siri. Nojah, ole nüüd. Ole siis uhke. Okei, aga siia sepa teemale veel vahel, et sa läksid nahatööd ka veel õppima. Jah. Miks sa nahatöö valisid? Kujutad ette, kui tore on ühesõnaga tütarlaste seltskonnas õppida. Okay. Üks tõrvatilk on, aga no hea küll elame üle. On siis tore seal? Ta on ka sepp. Jah, on. Aga kas seal nagu nahatöö, kui palju sa seda sepistamisel saad endale ära kasutada? Noh. Sepa töö juures.
noh, vastupidi, ühesõnaga kõik nahatööristad saab Seppis endale teha. Seda küll, aga noh, vastupidi, noh, kogu näiteks ütleme pakendusmaterjal. jaa. Mingisugune siuke hinnaline terariist näiteks on siuke nahast karbises. Näeb palju parem kui mullikile välja, jah? Jah. Mis on üpris laialt kasutatud. Kas sa sellepärast läksidki nahatööd õppima, et siis läks... Tegelikult, kui nüüd saladuskatte all öelda, Nii. siis tegelikult me pidime Adriga koos sinna minema. Sa lasid üle, jah? Ei pidanud välja ütlema Sauraga. Tegelikult jah, pidime. Ja meil oli plaan, et peale Vigalat, et ma teen oma 10 ära. Aha. Ja võimaliselt siis lähme. Aga mida ma tegin? Ma läksin Pottsepaks õppima. Jah. Mulle ei meeldi. Selline sa siis oled. Ei, mulle reaalselt ei meeldi. Mul on nii igav seal. Aga mul on nii äge. Tüüp käib lennukiga koolis. Lennukiga? What? Ei no, aga kuidas muidu? Kes see viitsib ju sõnaga 4 tundi Saaremaale sõita? Eks ju. Eesti mõttes väga palju, ma olen kooli jälle lennukiga. Sa käid Kuressaares, okei, ehk siis issand, ma ei ole kunagi. Kaua sa lendad sinna? Lennuaega vist kusagil 30 minutit. 30 minutit, sa ju ainult tõused ja siis kohe langed. No vähe niimoodi ta ongi. Pool sama palju veel ja sa oled Rootsis. Wow. Ega Helsingi ots on sama kaua tegelikult ju. Ma arvan, et sama kaua ja võib-olla isegi vähem. Ma ei tea. Kuidas Saaremaale nii kaua üldse? Või nagu, mis see lennuk teeb seal? Lendab. Teeb ikka natuke väikse ringi ka, et oleks põnev. Me lendame. Teeb Hiiumaa väikse ringiru peale. Vaata aknast välja. Kusjuures mingisugusel ajal oli niimoodi, et no nagu, et oligi läbi Kärdla käinud see Saaremaa lennuk ju. Niimoodi noh, et mitte igapäevaselt, aga lihtsalt üks reis oli olnud niimoodi läbi Kärdla mingil põhjusel. Okei, mingi vahe käi siis ükskord. See ei olnud päris see. Palju üldse üks pilet maksab, et Kuressaarde lennukiga minna? Nii huvitaab. 30 eurot. 30 euri? Bussipilet on 18. Ka siis on tõesti, ma peaks ka lennukiga minema, ma ei tea, miks Kuressaarde mul vaja oleks. Aga kui lähme lennukiga. Kuidas muidu? Tulge jah mulle külla sinna. Ma ei saa tulla, siis ma nägu on häbi teis, et ma siin õppima ei tulda. Ega ma kellelegi ei öelnud. Raudselt siis kuuksest sisse astunud, abidi, tule magas! Raudselt. Reetur, ta on reetur. Jah. Aga näiteks, kui ma nüüd vaatan, võrdlen nahatööd ja nagu võrdlen sepatööd, kas sa oled avastanud neile midagi sarnast ka selle? Või on nagu täiesti erinevad? No nahk ja teras käivad kogu aeg koos. On jah? Jah. Häh? Kuidas? Täpsusta palun. No käivad ju. See käsi on nahk ja sa hoiad terast? Ei no, kui näiteks võtta motomaailma. Aga... No jah, seda küll. Aga mis sa sealt sellest ma saaks aru, et sepatööga on nagu nahk seotud, aga kui sa oled nagu teinud lihtsalt nahatööd, siis see nagu sepistamisega nagu üldse vist ei ole seotud. No niipidi, jah. Meie kui õppisime natuke see nahatööd, mis me tegime Noale Võtlari. Näge. Noa tuppe. Jah, ma mõtlen Võtlari. Ümbrise. Ja igatahes jah, et kui sa oled nagu nahatööline, siis võib ka päris äge olla teha. On. Jah. Ma ei tea, palju sa viitsid teha nagu seda nahatööd nii, et sa teed ainult neid. Ei, aga osa sellest. Või siis sa äkki oled spetsialiseerunud sellele, sul on nagu eriti maagilised need. Ma ei tea, maybe. Võimalik. Mis sulle kõige rohkem on meeldinud teha nahas siiani? Ma ootan ehte-karpi muideks, mis mainin. Nahkarpi. Nii, et ma olen teinud. Kätte ei ole saanud. Sa võid 2 ühe valida, aga värvid on loomulikult õiged. Must ja punane. Täpselt nii. Mis see muu olla saab? Aga ei, siiamaani ehk tuleb veel midagi huvitavat. Tundub, et väga huvitav. Ei, tegelikult algus ongi ju niimoodi, et nad õpidki tehnikaid ainult. Aha.
ja siis noh, siis alles hakkavad tulema. Kaua sa sööbid aasta või 2? 2 aastat, jah. Et noh, nüüd ongi, ütleme, et see nahkkarbid, need ongi nagu sellised esimesed sellised suuremad asjad. Mobiilitaskud ja no me teeme seal selliseid asju, mida praktilises elus vaja ei lähe. Kes ütleb, et nahkkarpi vaja ei lähe? Ma just küsisin su käest. No selliseid nagu seal tehakse. Kas te teete nagu suuremaid tekstiilitöid ka seal nagu mingid nahkjakke ja... No päris seda nagu õppekavas ei ole. Okay. Aga mis on õppekavas, on näiteks sõnaga jalanõude tegemine. See on väga lahe. Aga kusjuures sõnaga, no võt, jalanõud jagunevad ju liistuga ja liistuta jalanõud. Ja meil on see liistuta jalanõud. Pastlaid teete siis või? Oi ei. Liistuta jalanõusid on, sa pead ikka sinna Põhjalasse tulema seal. Oota, te olete käinud ju? Jaanuse juures. See, kus kohal see klaaskuppel ukse ees on. Okei. Tema näiteks teeb sükisi väga ägedaid, või on teinud kunagi väga ägedaid liistuta jalanõusid. Minu peas on ainult pastlaid, mis ja mõtlen ka, et mis otstarbel neid siis kasutatakse. Ei, nad on nagu ikkagi päris nagu saabas. Aga ta ei ole mitte, no ütleme, et nad liistuga on nagu siuke venitatud liistu peale need asjad ja siis on nagu see venitatud, aga teisel juhul on lihtsalt noh nagu mokassin on näiteks liistuta jalanõu. Okei. Kas sa mõtled seda nüüd hakata siis tulevikus ka sepistamise kõrvalt tegema? Ka just nagu nahatööd? Või sa teed täpselt nii palju, kui sul vaja on seda seppiga? Ma hakkan nahatöötubasid tegema selle enda juures. Jah? Joo. Jah, nii lahe ju. Me peame varsti tellimused sisse andma, et uued jalanõud. Et tulete ise tegema. Ma ei taha mokassiine endale. Mina küll tahan. Palju õnne sulle. Doktor Martensi laadset kuidagi. Need on vist, ma ei tea. Ma ei tea veel, mis see on. Ei, veel ei ole. Siis näiteks nahkkindeid me hakkame tegema. Okei, see on midagi, mis mulle meeldib, jah. Ma hakkan tegema töötubasid, kus saab nahkkindeid teha. Sinna ma võin küll olla. Muideks, siin ongi mul natuke juttu ka töötubadest, et sa ju teed praegu ka töötubasid. Mis töötubasid sa teed? Oi, kui palju ja huvitavat. Palun räägi. Damaskuse terasest kööginuga. Kuidas sul sellega läheb? On seal käib inimesi? Ei jah, nüüd on hakanud järjest rohkem käima. Kaua süke töötuba võtab aega? Kas sa pead mitu korda käima või kui pikalt see tehakse? Ta on ikkagi kuskil 2-3 päeva läheb kindlasti. Aga saab käia ju niimoodi ka, et tuled ja teed midagi natuke ja siis mingisugusel ajal tuled ja teed jälle natuke ja Okei, et see ei ole nagu nii super kindlalt, et ainult see on 4 päeval kell 10 ja muud ajad ei sobi. Võiks olla. Võiks olla. Okei. Mis töötubasid sa veel teed? Praegu on selle pisikese selle Jaapani käsitünoa Kiridashi tegemine, et saab seda tulla tegema sinna ja kui tahtmist on. See läheb palju kiiremini. 2 päevaga. 2 poolikut päeva. Ja palju sul siuksed töötoad maksavad, kui tahta tulla? Kokanuga oli vist 400 kusagil. Aga Kiridashi oli vist kuskil alla 200 natuke. See isegi mõistlik. Ja ma eeldan, selle lõpp-produkti saad endale jätta. Jah. Mitte, et sa paned vitriini endale mingi tulge oske. Mis on vahe sõnaga võt selle nende 2 kooli vahel? Nii. Vigalas ei saanud midagi nagu väga endale. Ei, seal Kuressaares. Aga Kuressaares kõik asjad sõnaga need jah, nagu tuleb ära tassida. Ongi nii või? Mida kool selle jamaga peale hakkab? Ma ikka Vigalas sain ka paar asja endale, aga ma ei tea, kas see lubatud oli või mitte, aga kodus on mul nii kodus. Salaja tuleb võtta. Lõputööd ei ole ju. Lõputööd, ma olen jätkuvalt pest, et ma pole oma lõputööd siit kätte saanud. Me jälle, kusjuures lõputööga me natuke ühendasime oma jõud. Tegime niimoodi, et mina tegin põhimõtteliselt siis suure niimoodi jala peal randaali kettast vokipanni põhimõtteliselt, mis ripub üle see kõrgust mõõdet, saad nagu lõkke kohal sellega süüa teha. Siuke nagu transporditav asi. Rain tegi gaasipõleti. Ja siis me ühendasime jõud ja kui oli lõputööd demonstreerimine, siis me panime tema gaasipõleti minu selle panni alla ja me tegime süüa seal peal. aga see oli hästi oluline ka, kuna nagu minu reklaam oma tootel oli see, et ta on lahti käiv, et sa saad nagu selle viia ära.
aga ma panin ta kuidagi niimoodi kinni, et ta väga ei tahtnud enam lahti tulla. Ja ma ei tahtnud, et see komisjon ka vaata seal hakkaks katsetama. Siis mingi, oi näe, toit on peal, võtke süüa. Ostsime komisjoni ära. Ostsime ära ja toimis. Väga äge. Siiamaani on seal, sellepärast see tegelikult ei käigi lahti. Ei, no tegelikult käib raskesti, aga pidi käima hästi kergelt. Aga ei, ma tahtsin seda endale. Ei antud, ma olen paar korda veel küsinud, ei anta, aga see seisab sepikojas trepi all, seal peal saab paska hoida praegu. Tegelikult, nad isegi ei kasuta seda siis. Nad ei kasuta seda. Põhjendus, miks ma seda alguses ei saanud, oli see, et äkki läheb laatadel vaja. Äkki kunagi ma saan selle. Mu ainuke lootus, vahepeal räägiti, pannakse kool kinni, ma olin mingi, okei, kui see kinni pannakse, siis ma raudselt saan sellega tagasi. Ja nüüd on jama, nüüd ei saagi. Nüüd on jama, jah, kurat, jätkavad. Te peate panema kokku mingi plaani, lähete varastust ära. Järgmisel rebast restimisel. Vaikselt teete selle peale süüa ja siis kui kõik on koolivõimles juba joovad, kuule Joonas, meil on sepikotta vaja minna. Võtame ära sellest. Pärast hakkavad küsima, et kus on, siis ei tea. Aga nende suusamaskidega. Paned selle roosa pantri muusikiga taha ja kaamera ülevat laskun selle nööriga sinna alla. Täpselt. Ääsi toru mõõda ronid. Jah, ka variant, jah. Aga okay. Kas sul on mõni näiteks sepistamise projekt, mis sa oled teinud, mille üle sa oled nagu ekstra uhke, et sa saad olla nagu, et mina tegin selle? Veel ei ole. Ükski nael pole ka piisavalt sirge olnud. Damn. Aga mis sul on nagu kõige lemmikum ese võib-olla su enda sepikojas hetkel, mis sa oled teinud? Mis sa on nagu, et kui keegi peaks selle ära ostma või tahta ära osta, et siis sa nagu ikkagi mõtleks 10 korda selle peale, nagu kui sa ära annaks. Sa pead silmas sõnaga siuksest toodangulaadsest asjast. Ega ei olegi. Kõigest on suva. Tulge võtke kõik ära. Tead, ma isegi taha raha, just taski minema. See, et ega võtte, ei tohi kõvasti öelda, siuke nagu ma arvan, et ma ei ole ise veel ikkagi nii kaugele jõudnud, et nagu võiks millegi üle nii, teised arvavad küll, aga Rainil on siin olnud alguses saati mure, et tema tegelikult ikkagi piisavalt hästi ei oska ja ikka nii tark ei ole ja kõik ei tea, aga kõik teised tunnustavad, et ise on ikka, et mingi, ma ei tea. Aga tegelikult teed ikka, sa tegid juba kooli ajal, tegid väga puhtaid töid, jah? Ikka tegi. Ehitad ülga, aga nagu mina usun sind. Et ma kahtlustan, et sind nagu televisiooni ka ei kutsutud sellepärast, et midagi on teinud, vaata. Ja, juhuslikult. Kogemata. Neil ei olnud kedagi võtta ja siis nagu võtsid. Et tegelikult sa oled ikkagi ainulaadne selles suhtes, vähemalt siin Eestis, et ühtegi teist siukest tüüpi ei ole siin, kes praktiliselt ise oma sepiga niimoodi püsti paneb igast mingite masinate asjadega, teeb siukseid vidinaid sellisel kujul, et sul nagu, ma kujutan, et teist siukest sepikoda ka Eestis ei ole kindlasti. Karta on. Jah. Ja ega mosaiigi tegijaid ei ole. No what, hakkab tulema. Meil on ju üks kindel noameister, kes meil siin on kuulus igatepidi ja nüüd sa konkureerid temaga ka oma kööginugadega. Jüriga või? Või Tõnuga seda? Tõnuga, jah. Jüri on teine. Jah, aga jah. Et aga kööginoad muideks, sa oled ju siin teinud köökidele ka nüüd? Ei ole. Oled ju? Tegid Põhjales ju? See oli nagu lihtsalt eksperimendiks. Sa tegid ju? Ma korjasin selle tagasi pärast. Miks? Mul hea saia lõigata kod. Ja põhjus. Aga ei, ei ole jah. Tegelikult on ju Kuressaares väga hea siuke kööginugade tegijaga. Kes see? Rauno Paju. Jah, ta teeb kööginugasid. Jah. Ja ta teeb muud ka. No. Ta teeb kõik siugu matkanugasid. Mitte matka, vaid siuke siin nagu seiklusnuga või siukse. Ja. Nugasid tegelikult vist ikka tehakse ka selles suhtes. Oi, neid on palju nugategid. Ja nugade tegid, aga sa oled ikkagi omamoodi. Et sa ju teed käepidamed, sa teed ka omamoodi, sa ju teed neid värvilisi uputad ja lõiges noota. Immutad. Uputatud käepidamed. Immutad igasuguste värkide ja mellad ka kõik värviline ja mustritega kena.
aga kuidas neid niimoodi teha või kuidas nad niimoodi erinevad? Mis see tähendab, see uputatud mina sellest? Immutatud on see õige sõna. ta on jah immutatud ühesõnaga, noh, immutatud on siukse hästi vedela vaiguga niimoodi, et nad nagu oleksid, ütleme, see noa käepidem oleks, või käepide oleks pärast niiskuskindel. Tehniliselt sa uputad ta sinna vaigu sisse ära. Ja siis sa pead lihtsalt panema ta vaakumisse. See sama. Jaa. Nii, ja siis ta jätab nagu mingi... Ta nagu ta imeb nagu sisse täiesti sellele. Et vaata, muidu on sul puit poorne ja siis ta ei ole enam. Okei. Ja niimoodi lihtsalt vaiku täis. Jah. Ja see kivistub nagu ära. Okei. Siis on kas ta näeb siis siuke teistmoodi välja ka? Ilus ja värviline. Sa saad teha seal igast erinevaid värve ise kokku möllata ja oleneb puidust, siis sa saad teha mingi, no teeb sul erinevad mustrid ja niimoodi. Okay. Noh, pahk on ühesõnaga see, mis nagu jätab siukese ilusaid mustreid. Sa saad teha näiteks, ma ei tea, ühte värvi ja teist värvi ja ma ei tea, ühe poole immutada ühte pidi, teist pidi või kuidagi mölla, et seal igast asju on ka, tuleb palju välja. Sa ei ole näinud? Ma vist ei ole nagu, niimoodi süvenenud. Ma arvan, et vaatasin, ilus nuga, aga ega mina ei teadnud, kuidas sa seda tegid või kuidas see nagu, kuidas see tehnika on. Aga kas sa täiesti epoksiid neid käepidamise käepidameid ei ole teinud? Noh, nugadel ei ole üldiselt. Okay. Aga epoksiidist saab huvitavaid asju, jah. Nüüd üks kooli lõputöö seal Vigala koolis tuleb siuke epoksiidist käepidemega. Jah. Keegi sai teha terariista endale lõputööks või? Või ühesõnaga kooli noaks, vabandust. Ma juba tahtsin kisa hakata tekitama. Mida? Kooli nugadega on seal jah huvitav. Mis see on kooli nuga? Koolis tuleb ühesõnaga tööna teha nuga. Jah. Okei. Kõik peavad tegema, jah? Nagu see on mingi kindel teguviis. Damaskusnuga. Peab küll on taskus. Ta ei pea isegi... Taskusnuga. Taskusnuga. Ta ei pea isegi Damaskus olema, ta on lihtsalt, et rohkem kui üks kiht oleks seda terast seal. Ja siis tehniliselt nimetama Damaskuseks. Ja tegelikult sa võid ka keeta ju, et sa keedad selle tera sinna kahe vahele. Mul ei ole ükski nimetus meelde. Mille keeruline nimetus on San Mai. San Mai täpselt. Ma ei mäleta enam neid asju. Igapäevast ei tee siis. See on põhimõtteliselt su ülejäänud nuga on pehme, aga tera on kõva. Ütleme nii siis. See lõikav osa. Ja lõikav osa, jah. Muidu on pehme nuga või? Ei, see noa... Mul lõbi siis otsa natuke tera. Okei, ma saan aru, et tavalisel inimesel pehme läheneb täiesti midagi muud kui sepale. Et aga jah. Muidu on plastiriinist, aga otsa tera. No võib ka nii. Huvitav, jah. Okei, aga kui sul ei ole päris otseselt nagu lemmikasja sepiga, siis kas on nagu võib-olla mõni hästi veider asi, mis sa mõtled, et äkki seda ei näita? Mis on nagu siuke natuke luhtalained eksperiment võib-olla? Ja ma olen ära visanud. Ära visanud? Või ühesõnaga, ega tegelikult ju, kui midagi nagu vussi läheb, siis ütleme, seda sama materjali saab mingisuguseks järgmiseks asjaks kasutada. Okay. Ja siis nagu ei olekski olnud aga vist ega tegelikult ei ole. Kooli nuga. Kas sa oled selle valmis saanud lõpuks? Ei. Kas ei pea seda valmis saama? Ära lõpetada. Peab küll. Ma ei tea, mis te seal koolis tegite? Näidendeid ja nugas ei lõpetanud. Näidendeid ei õime lihtsalt. No lõpetamise ajal ta nägi välja nagu valmis oleks olnud. Petsid ära jälle kohtunikud. Kogu see kooli lõpetamine oli suur skeem. Mingi ma tegin selle panni, mis pidi käima lahti, aga tegelikult ei käinud kunagi lahti, aga nad ei pannud hääle. Nüüd ma tegin toa, mis tegelikult ei olnud valmis, aga nad sellest ka ei saanud aru. Kogu koolis käimine oli suur skeem. Minu puhul. Ja aga tegelikult oli väga tore. No Raine oli hea seven, kes tuli kooli lõuna ajal, käis veel tavariietega polnud isegi tööriidid selga pannud. Muidugi ma pole see, kes peab rääkima, ma esimene aasta ei olnud üldse kohal. Ilmusin õhtul sinna ja siis palusin, kas ma saan olla õhtu ja või öö sepikojas. Ja siis hommikul, kui teised tulid, läksin õhtu koju magama. Okay.
et see oli see esimene aasta, mis oli huvitav omamoodi. Miks sa siis päev oli käinud koolis? Sest ma magasin. Sest ma olin terve magamata ju. No jaa, aga nagu mingi hetk nagu rutiini tulnud, et tegelikult teisel kursul hakkas ta korralikuks. Teisel kursusel tuli mõistes päev. Ütleme nii, et koroona juhtus siis. Esimene aasta võib-olla ma elasin ka muud elu veits. No. Et ei olnud nagu päris kohal. Ise ei olnud kohal või? Seda ka, jah. Aga ei, mul tegelesin muude asjadega, ütleme niimoodi. Aga Rain, mul on ülioluline küsimus sulle. Nii, aga palun. Kui sa peaksid olema oma sepikojast üks ese või tööriist, mis see oleks? Sina oled tööriist või? Ma ise, jah. Su käed on tööriist või su pea on tööriist või kõik see kokku. Minust sa pead ainult ühe valima. Sa pead valima oma sepikojast midagi ja sa ei ole praegult oma sepikojas, nii et sa ei saa ennast valida. Arvuti. Arvuti? Arvuti? Kas sa arvutist olid juba valmis ka ennem varasemalt need disainid, mida sa nagu tahaksid kasutada või see on nagu siuke... Ega ma ei joonista üldse kunagi midagi. Ei joonista üldse midagi? Okei. Kas sama siis ka nahatööga, et sa ei pane enne mingit plaani kokku või sul on nagu mingi visuaalne ikkagi peas olemas või kuidas sul läheb see? No võt, ühesõnaga sepakoolis oli jube ja käia. Seal ei pidanud nagu midagi joonistama. No tegelikult tehniliselt öeldi, et peab. Ja. Et ametlikult on niimoodi, et sa teed enne joonise, teed sealt, vaatad, mis materjali läheb, bla, kõik selle mõtted välja ja siis hakkad alles tegema. Aga reaalsuses läks niimoodi, et me tegime asjad valmis, 95% ajast ei tulnud sealt joonistega mitte midagi või siis on asi üldsegi valmis ja siis on need üksikud korrad, kus sa tegid nagu pärast, sa tegid põhimõtteliselt kavandi. Aga nahakoolis Nii. on asjad niimoodi, et kõigepealt tuleb teha 3 erinevat visandit. 3 erinevat? Ja niimoodi ja siis nendest nagu valid välja ja siis teed ühesõnaga nagu kõik tööjoonised ja muud mõõtudega ja nagu peab. Ja lõpuks veel ühesõnaga teed kõik kalkulatsioonid, et kui palju see asi maksma läheb ja nii edasi. See ei tundu väga... Kas see on see kõige vähem lemmikum osa selle kooli juurest? See pilk läks kohe nii tõsiseks, kui sellest joonistamisest oli juttu. Aga tegelikult ta joonistada oskab maru hästi, kuigi ta jälle väidab, et ei oska. Okei. Jälle siuke varjatud on väga nagu enda eest ka varjatud. Veits eitab denial lihtsalt. Küll kunagi üks päev. Aga nahakoolis ma viisin ühesõnaga nagu õpetajatele kummalegi ühe naaskli. Nii ja siis ühesõnaga ütlesin, et nendele naasklitele on vaja ümbriseid. Aga koos kogu selle visandamise ja muude sellise asja. Nii sama ei saa. Ühesõnaga ei ole tulnud veel midagi. Milleks sa mainisid, et sa oled seal Kuressaares põhimõtteliselt naiste keskel, ja siis üks tüüpad. Kas muidu, kui see käsitööline, kas saad naisi tänu sellele või? Ma ei tea. No korralik. Korralik. Aga kas nad kraabivad sul ukse taga seal põhjalas, et Ei. Ei ole naiste sadu? Mul ei ole üldse kedagi seal ukse taga. See on nii taganurgas, et keegi jooks tulla siin. Kas töötubades ei käi ka naisi tegemas? Ei ole veel. Ei ole tulnud või? Ma ei tea, kas te lihtsalt ei julgete, sest minu jaoks oli see ka tegelikult päris, ma ei tea, see kuidagi nagu hirmus teha seda naela seal. Ma ei tea, kas ma saan hakkama, see on ikkagi tundub siuke nagu raske nagu siuke mehine töö. Traditsiooniliselt meeste töö sellepärast ja ma olin ka oma kursusel ainukene naisterahvas. Ja viimane, rohkem pole olnud. Siiamaani pole olnud. Aga kusjuures oli siis nii raske? Koplis on. Kopli ei loe praegu. Me räägime Vigalast. No jaa küll. Räägime Vigalast. Et ei, raske, mingid asjad olid ikka rasked ja et nagu lisaks mingitele väikestele vidinatele sa pidid nagu suuremaid asju ka vahepeal tegema. Et aga samas, ma ei tea, harjud ära. Mida ma ühe korda tegin, ma pillasin ühe alasi koos pakuga põrandale pikali. See tegi päris hea paugu, jättis põrandasse augu.
Ma mõtlen just, et nagu, et just mida sa seal tegid? Mina ei mäleta, ma tahtsin liigutada või midagi, siis kukkus pikali Joonas tuli veel hirmuga, mõtles, kas keegi sai nüüd surma. Sest kui sepikojas nagu siuke valipauk käib, siis see ei ole hea, sest metall on üpris raske. Noh, minul näiteks seal sepikojas, noh seal. Põhjalas on täiesti võimalik ka ratastooliga tulla ja teha. Kõik saab. Et praktiline kogemus on olemas. Ma just mõtlengi, et tegelikult ei olnud üldse raske ja ei tohiks nagu karta, et nagu, et kui siin ka mõned minu sõbrannad siin kuulavad, et tahavad nagu midagi huvitavat teha näiteks sünnipäeval või nii edasi, kas saab ka teha mingi väiksema grupiga, kui sul on paar sõbrannat, et kõik teevad midagi? Noh, midagi küll jah, aga noh, ütleme, et kui mingit nuga teha, siis see võtab ikka kauem aega. Okei. Et noh, vähemalt mingi 3 mingit päeva nagu ma aru saan. See on ikka täispäev siis, et see ei ole nii, et sa õhtul paariks tunnist ja ei noh, need täispäevad on ka nii ja naa, sellepärast, et seal hästi palju selliseid on, seda tegevuses on niimoodi, et noh, teed midagi ära, siis pead ootama, kui ta jahtub. Ja siis jälle teed ja siis jälle ootad, siis teed ja ootad. No, ütleme, aga on seal just siis nagu sellist rasket füüsilist asja, mis nagu tuleks karta, et ma ei tea, et ei saa hakkama? Ei ole. Ei ole? Ei. Näete, võite ka minna. Mina sain ka enda naelaga hakkama. Aga kas oli raske? Tead, ma oli lihtsalt nii suur närv sees. 2 seppa oli kõrval ja vaatasin, et kas ma saan pihta või mitte. Aga nagu füüsiliselt tõesti on raske. Aga see ühesõnaga, mida sina tegid, noh, sina tegid ju naela algusest lõpuni. Yeah. Niimoodi, noh, tavaliselt, kui siukesed, noh, nagu laatadel ja igal pool muud on. Ei teinud algusest lõpuni, tegid või? Ei teinud ju. Ei teinud? Ei teinud. Mina tegin algusest lõpuni naela. Gretel ei naela pea. Okei, no hea küll, siis ma rohkem ma olin nagu, et mitte see teed. No selge, sa pead uuesti tulema algusest lõpuni naela tegema. Ja siis teeme niimoodi veel, ühesõnaga teeme sellise suure naela. Jah. Okay. Niimoodi, et noh, nagu päris 2 niimoodi sepistate. Toi. Mul on suure naela? Mul on siuke suur vasar ka nüüd olemas. Ja jumal. Tahan, et kõik seal sepiga katki läheks. Ja teate, ma lihtsalt ütlen selle kohta ka, et ma mõtlesin ka, mis ma teen selle naelaga. Lihtsalt nii tore on kodus olemas. Iga kord, kui keegi tuleb, küsib, mis see on, siis ma saan öelda, et mina ise tegin. Et sul ei peagi olema sellest suuremat otstarvet. No siis teeb väga hea nähtaval kohal olema vähemalt. Ja see ikkagi on siukses kohas, et sa paned tähele. Mida suurem nael teed, siis paremini paned tähele. Tahan eputada, et Gretel on kodus üks minu tehtud sepis ka. Roos. Jaa. Nagu Adri päriselt ka oskab teha, see minu üldse sellepärast kinkisidki, et ma ei olnud päris alguses nagu veendunud, et see üldse oskab teha. See võimalik. Aga see oli hästi õnnelik juhus niimoodi, et ma tegin Gretele tegin selle roosi ja täpselt samal ajal Grete tegi mulle nagu puidust mingisuguse selle fucki sõrme vaata. Yeah. Ja see oli nagu nii random kuidagi, et nagu üksteise kingid lambes mingi, palun. Minu arust ei olnud ka mingit minul oli küll nagu, mul oli see, et meil oli koos töö ja siis ma pidin hästi palju ära olema. Ja ma ei taha öelda, miks. Aga ma pidin hästi palju ära olema. Ja ma tundsin ennast hästi süüdi, sest et sellel ajal pidi Adri hästi palju minu tööd tegema. Ja siis ma tegin seda nagu tänutäheks või nagu kingituseks, aga see näitab fucki sõrme, mis tundub nagu kõik siiamaani. Aga samas see ikkagi see suht random selles suhtes, et ei olnud mingi jõulud või midagi. Ja lihtsalt lambist üksteisele mingi et päris äge oli. Okay. Aga Rain, kas sul on midagi siukest ka sepatöö juures, mis sulle nagu rängalt närvidele käib, et seda osa üldse ei taha teha? Või peale joonistamise ja kavandamise. Ei ole. Ei ole, kõik meeldib. Ei ole? Ma ei mõtlegi selliste asjade peale, et noh, nagu teha võiks, mis mulle ei meeldi. No seda küll, jah. Kuidas sulle see teiste õpetamise sa meeldib just nagu töötubades? Hästi ma tean, sa oled mingi õpetajan selle asjadega ja ma ei tea, sul on päris hea kannatusmesi. Noh, õpetamisega on ka. Et kui sa näed, et inimene nagu tahab õppida ja noh, nagu, aga kui ta lihtsalt nagu pea ei võta, no siis on küll õudne.
jah, sepikojas. mis siis tuleks teha, nagu, et kui üldse pea ei võtta, kas sa Ära tule. kas sa aitad nagu neid veel nagu lõpetada kiiremini, et siis siis ma teen ise ära lihtsalt, aga see seletab, miks sa minu projektid praktiliselt ise oled. pooled asjad on lõpetatud. Ei, päriselt. Ma olen nagu, Rain, kuidas see käib, järsku on asi valmis. Ma ei tea. Okei. See annab päris palju vastuseid sinna. no päris nii ikka ei ole. No, pomst. Sa oled päris tubli olnud. Muideks, mul on vaja tulla jätkuvalt, või noh, mitte jätkuvalt, mul on vaja tulla suu juurde tegema jälle millalgi. Nii. Mul on vaja mäletad sahjurop, mis ma tegin. Nii. Sellel on jalga vaja või nagu hoidjat. Okei. Aga mu vend tahab seda, tal on väga spetsiifiline visioon sellele, millest ma pole aru saanud. Aga ta nüüd pressib mind järgi, et nagu, et nüüd ta tahab päriselt seda, et hakka tegema. Kokku keevitada. 2 mingist suvalisest pulgast niimoodi kokku elab. Ega midagi väga keerulist, ma ei viitsi teha, aga midagi ma pean talle tegema. Ma tahaks lihtsalt mainida, et iga kord, kus me oleme kunagi kuskil käinud, kus on kamiin, siis Adri on natuke obsess nendest ahjuroopidest. Ta on alati midagi ahjuroobi kohta öelda. Kas see on natuke liiga pikk või see on natuke liiga lühike või see on natuke liiga lai või sa räägid Tartus sellest ühest maalist või? Jaa, aga saad aru isegi, kui see ei ole päris ahjuroop, vaid see oli pildi peal ahjuroop ja ta ei mingit, see ei ole üldse õige. See ei ole isegi päris ahjuroop. Tartus oli kuskil mingis pitsa kohas, oli seina peal mingi maal ja seal oli, minu arust ma mäletan, mis seal täpselt oli, aga see ahjuroop ja see kamin, mis seal oli, need ei sobinud kokku oma vahel. See ei ole loogiline, kes see kunstnik oli. See on õudne, kui niisuguse asju näha. On ju? Ja. Nagu, kui sul ahjuroop ei ole, siis tee see vastavalt ahjule, sa ei ole pikk ahi ja see on niisugust väikest konksu endale põhimõtteliselt. Või nagu üleüldse vist, sa paned siukseid asju rohkem tähele. Me käisime kunagi selles ükskõik baaris ka, mis tal on nagu mingid nagid seina peal. Adri oli ka kohe, noh, ma ei tea, see nagi on ka nüüd valesti keeratud, need ei ole üldse sümmeetrilised. Ma ei kunagi vaadanud isegi nagi nii lähedalt. Sepa värk, mis teha. Jah, sa nagu näed neid asju. Ja nagu vanalinnas on ka väga huvitav ringi käia, kui sa oled veits nagu selles teemas sees. Ja siis seal on nii palju neid erinevaid seppisid asju, siis sa näed, mis on seal lihtsalt kokku keevitatud, mis on nagu päriselt ilusti tehtud ja siis on nagu neid asju nagu nii haigelt palju. Mingi ukse linkides nendest koputajatest kuni ma ei tea lipuvarast ja asjadeni välja kõike lihtsalt on kogu aeg igal pool. See on põnev. Kas sul on ka tekkinud siis kriitika nii-öelda, et sa käid ring ja sa ainult paned tähele siukseid metallist asju, et ja oleks paremini teinud? Ei tule. Ja, see on mõnus. Kas sa oled kodus ka teinud endale mingid igapäeva asju, mida sa näiteks kasutad või on just nagu vaatamiseks välja pandud? Ei. Ei ole või? Ei ole. Mul kodus ei ole midagi. Päriselt või? Mul kodus ühe sõnaga mul on, ma ei tea, äkki on Fiskarsinuga. Tegelikult. Isegi mul on kodus ukse peal on nagi, et ma saan oma rätikut sinna kuivama panna. Mul vist ühe sõnaga mingisugune nael kuskil riiulis vedeleb. Aga nagi ei ole või mingit? Ma ei tea, mis üldse metallist on kodus. Mul on nagi, ma ei tea. Mõtlen, mis kodus võib olla, mis võiks olla. Mul on ühed pihitsed, vaata, mis Otepääl, kui käisime seal, need sain ühed vanad pihid. Need on mul kaunistuseks. Siis mul on võtmehoidja küljes, on väikese pihid, mis ma ise tegin. Miniatuursed, aga töötavad. Siis, jos ma mõtlen... No nuga on sahtlis. Sahtlis peidet. No sepisena küll ei ole, aga tegelikult nagu mul kogu mööbel ise kokku keevitatud. See jäi väga võtta. Aga see ei ole sepis. Sepatöö võib olla. Wow. Kõik mööbel su kodus. No jah. Wow, kõik mingid, mis sul on kodus? Diivan on? On käid üks kapp ja voodi? Ei, mul on madras nurgas. Aga ei, ütleme, et riiulid ja kõik lauad ja kõik niisugused asjad. No mitte, et nad ei ole üldiselt, mitte ainult terasest, puit on ka. Aha. Kas tegelikult on need kruvid seal lihtsalt? Need terased, millest ma räägin. Tavaline äkki ja mööbla kruvidega, sest tegelikult mul on hästi palju metalli kõrsus. Ei, raam on ikka metallist. Okay. Aga sul on ju enamus asjad on igal pool kõik ise tehtud. Sa tuunid kõik asjad ära ja kõik on sinu näoga kohe. Mitte, et nagu päriselt juba pildiga, aga nagu...
aga sul on see punase ja musta teema. Noh, et sul ju, sul see mootorratas, see on ju ka ära värvitud. Meil on roosa ka. Aga... Roosa? Muideks sa oled mulle siiamaani võlgu ühe sõidumotikaga Vigalasse Tallinnast. Olen jah. Jep. Kas sa sõidad igapäevaselt motikaga siis ringi? Ilm on nii kehva, et kes see vihmaga sõita tahab. Millal sa sõitsid viimati? Eelmine suvi ei sõitnud. Ei sõitnud, jah? Ei. Kas sul ei tekkis seda hirmu sisse, kui sa ei ole mõnda aega sõitnud? Ei. Vaata, mul küll tekkis. Ma tegin need load ära ja ma rohkem ei julge. Päriselt või? Jaa. Oh my god. Mul just oli see eelmine suvi siuke võimalus, et et keegi ütles, et tahad ka sõita. Ja ma natuke enam seda replenud, et mul on ka need Kati-load. Aga siis tuli see hetk, kus ma pidin istuma sinna ja ma olin, et issand jumal, ma ei enam ei julge. Rain juba vana mees ka harjunud. Tead, see 3 aastat tundub nagu nädal, kus sõitnud ei ole. Et ei mäletagi, kuna nagu viimati see oli just. Ja tegelikult see on mulle päriselt ühe sõiduvõlgu. See pidi juba väga ammu olema. Jah. Ruttu enne kui sa oled liiga vana, et sõita ja ma liiga suuriti mahu sinna peale. Hakkame nüüd mõtlema, mis sa mulle võlga. Kuusikas olete? Ei. Õnneks meil on salvestust. Mis ma sulle võlga olen? Kas ma olen sulle võlga midagi? No muidugi kooli tulekust alates, aga... Mis asi? See, et sa ei läinud kooli. Et sa ei tulnud kooli? Ma olen sulle põhimõtteliselt 2 aastat võlgu siis. 2 aastat minu elust. Mis sa arvaks, kui 2 aasta pärast uuesti lähme õppima sina uuesti, mina esimest korda sama asja? Mis asja? Tööd uuesti siis. Sa nagu dubleerid seda enda õppimiskäiku ja ma tulen esimest korda. Siis saame koos minna. Okei. Seda uuesti. Ei ole plaan või? Tundus, et ta ei nõus. Ei. Mõtle, kui palju visandeid sa pead veel tegema. Jah, see on kole oleks. Lähed õppejõuks hoopiski. Jah. Aga kas sa väiksest peale, kui su isa oli sepp, kas sa mõtlesid ka, et sa tahaks saada seppaks või sa olid midagi, mis... No tegelikult ega ma väga palju nagu mõelda ei saanud, seepärast isa suri mul suhteliselt noor. Okay. 20. Ja enne seda nagu toda aega väga ei mäleta. Okei. Aga su isa siis õpetas sulle ka mingit sepatööd või sa pigem võitsid eemale sellest ennem? No eks tegelikult, ega väga ei, ega kooli ajal väga sellega ei tegelenud. Okei. Pigem lugesin raamatuid. Okei. Ja kelleks üldse siis tahtsid saada? Matemaatikaõpetajaks. Matemaatikaõpetajaks. Kas sa õppisid siis ülikoolis ka matemaatikat? Ei. Mis sa üldse õppisid? IT-analüütikuks vist niisama ei saa. Ei ma õppisin kunagi ammu tipis ma õppisin elektronarvuteid. Okei. Aga siis ma olen veel huvitavaid asju õppinud. Ma olen ühesõnaga põllumajanduse elektrifitseerimist õppinud ja Wow, okei. Siis oskab päris doktoriga kokku panna. Ei, see on ülikoolis, see oli ühesõnaga siuke tore koht oli nagu Vanavõidu oli vist. Kuule, aga sa oled varsti nagu Iljas, sul on ka miljon erinevat eriala, mida sa ametit ja... Meil üks kursavenn nagu vahet ja nimeta üks eriala, ta mingi, ma olen õppinud, ma olen see dokumendid olemas, kuidas sa said? Sa ei ole isegi nii vana nagu. Kui Iljasest rääkida ühesõnaga, siis see asi. Nii? Ühesõnaga, see sõitis umbes aasta aega Iljase pagasnikus ringi. See on ka siuke kursakaaslane, kes oli... Kõik asjad ära olnud või? Nagu kõik asjad, ta oli mingid, järsku me haksime ka nagu, et mida sa veel ei ole õppinud, ta oli mingid... Ma üldse alustasin sellest, et olin ooperilaul ja siis ma tegin maastikuarhitektuuri. Ma olin, et issand jumal, nagu otsast otsa. Ma olin õppinud vahepeal elektrikuks, nagu kõik asju, mis meil tuli pähe. Ta on siuke, lihtsalt kõik asju oskab. Ja nagu mitte ainult Erasmus Oskar, vaid nagu sul ongi dokumendid selle jaoks. Jah, sa nagu õppisid ka. Mul on teine eriala alles ja mul on sukke tunne, et ma ei lõpeta seda. Nagu... Aga miks sa üldse läksid potsseppaks? Tead. Tal on ahju vaja ehitada. Ma tahan endale, jah.
aiamaale tahan nagu välikaminat ja pliiti. Neid on kes veel ei teanud, siis mõtlesin jah, et nagu äkki saan sealt midagi, pluss mul nagu sõber läks ka õppima samal ajal. Ja siis läksin, aga mida ma ei teadnud on see, et ülikaal. Selles suhtes, et ma istun seal päevad läbi, ma istun seal päevad läbi, ma lähen varem ka. Aga õpetajad ei ole mitte kuskil, siis me lihtsalt istume seal, laame, mitte sittagi tegelikult ise ei oska. Sul on joonis, sa lihtsalt eeldad, et see käib niimoodi, viskad midagi kokku, kivisid kõike lõigata ei saa, kuna kivisid pole. Ehk siis sa teed niimoodi, et ma tegelikult tean, et siin on niimoodi, aga päriselt vaata ei ole. Sa ei tee asju valmis, isegi sa lammutad enne ära ja sellel ei ole pointi. Ma ei näe selle pointi. Milleks seda õppida vaja on selleks? Et saada paberit vist see. Teil on see ka mingi... Kui sa tahad endale ehitada, milleks sa õppima pead siis? Ma ei tea, see oli seal ja tasuta. Mina ehitasin talle kamina... Ma tahtsin jaa. Mina ehitasin talle kamina ilma õppimata. No sina oled Rain. Kunagi ammu. No kui ma nüüd nagu olen seal ära olnud, siis ma tean, et jah, oleks ka saanud, sest et ma ei õpi seal. No. Seal ma täpselt sama... Tead ausalt öeldes, ma õpiksin YouTube'i videot vaadates rohkem. Nagu... See on küll karmist öelda. No on. Nagu, need vennad, kes seal, meil on hästi palju neid, kes on tegelenud aastaid sellega, tahavad lihtsalt seda paberit, et saavad selle kutsetunnistuse kätte, et saavad seal ametlikult asju teha, nendel on jah savi. Käivad harjutavad seal vahepeal, kui ei viitsi, siis ei käi, teevad lõpuks eksami ära, saavad on paberit, käivad tööl. Aga nagu mina ja paar tükki veel, kes algusest peale õpivad, see on nagu it's a waste of time. Aga need õpetavad, kes on käinud? Või teisi või? Kes paberit ja ühesõnaga ainult olevad tahtma sinna? No nii ja naa, aga pole kedagi kohal tavaliselt. Ega ei, minule täitsa nagu pigem ei. Nii et vale valik. Vale valik. Vahel tuleb neid ka teha. Jah. See tasem nagu mööda külge vist nagu... Ei, no selles suhtes jaa, aga no, nagu ma ütlesin, ma ei õpi seal päriselt midagi. Okay. Ma olen nagu oma loogika järgi teinud asju siiamaani. Keegi pole öelnud, kas on vale või on õige. Ma pole ühtegi asja valmis saanud. Lihtsalt seal sa ei saa asju valmis teha, sa ei jõua viimistluseni, sa ei jõua mitte millegini. Ja siis ongi näiteks sepane on see, et sa tegid oma töö ära, sul käis kogu see protsessi juurde, et sa tegite valmis ja said teda presenteerida, et oli nagu müügi valmis põhimõtteliselt või kasvatus valmis. Ja seal on nagu see, et sul on mingi poolik telliskivi käkk, lammutad maha ja hakkad otsast peale millegi. No, mulle ei meeldi siuke asi, ma tahan tulemusi. No võt. Tegelikult vale valik on niimoodi halvasti öelda, see on halb valik. Halb valik, jah, pigem küll, jah. Aga noh, kahjuks õnneks on viimane aasta seda õpet seal, nii et... Läks hästi. Kas sul on ka plaane peale seda nahatööd siis veel mingid oskusi õppida, et kui sul juba siin 100 ametit õpitud, et või oled sa nagu jõudnud selles hetk, et enam ei viitsi? No kes teab. Aga on juba mingi plaan ka, et mis võiks järgmisel õppida? No võiks ju teha doktorikraadi kunagi ära. Sepanduses. Kuidas sul üldse läheb, oled see 5. tasemega jõudnud tegeleda? Ei jõudnud see aasta või see eelmine aasta. Yeah. Aga see aasta küll, jah. Okei, aga mis see jälle tähendab, mina ei saanud aru. mis astmed seal on? See kutseõppevärk ju jaguneb tasemeteks. No ja ütleme, et kui selle sepakooli lõpetad, siis saad 4. Ja siis kui ütleme, et natukene teed tööd ja sul on oma ettevõtlus ja siis tegeled ka õpetamisega ja niimoodi siukese selle kõiksugu reklaamis ja muu asjaga, siis on võimalik teha ära 5. taseme eksam. Seal peab mingi jube paberimajandus, mis tuleb nagu teha ja. Ja seda 5. taset ju meil ei olnud alguses kedagi, kui me läksime ju kooli. Siis meie meister siis nii-öelda, tema põhimõtteliselt sai siis 5. taseme esimesena. Ja siis ta oli mõnda aega oli ainuke, et see oli nagu kõva värk. Aga tead, nüüd siin vanad tegijad juba kõik on. Nüüd on juba õige mitu. See 5. tase siis tähendab, et sa oled ikka nagu tipp. See on meister, sa oled ikkagi meister, jah? Jah. Väga lahe. Ja siis on tüüp, kes väidab, et väga isegi pole midagi teinud. Ja midagi ei oska, aga mina ka ei tea. Võiks 5. taseme ära teha. Aga tegelikult ikka midagi ei oska väga. Inimene õpib kogu elu. Ja kuidas üldse siin
Põhjala sinna tehasesse ära kadusid või nagu sa olid ju, sest ma räägin, kui sa tulid õppima, sul oli Mustamäel garaažikene ja sinna sa tegid väikse sepikoja ja seal olen isegi mina tegemas käinud, et seal oleks ära surnud. no seal oleks töötubasid mega keeruline teha, kuskil mingi PPA taga nurga taga, me ei tule siia, siin see on. maksa 4 sotti ja tule siia nurga tagudesse. et aga kuidas sa Põhjala leidsid endale? Juhuslikult, nagu ikka. Elus enamus asju käib, et oli kuulutus, helistasin, sobis ja nii ta tuli. Kus sa seda kuulutust nägid? Internetis. Internetis, okei. See on ikka nii värske koht, et seal on nagu... noh, tegelikult oli seal isegi varasemal ajal olid need kuulutused üleval. noh, mingisugune peaaegu aastake varem oli, aga siis ma vaatasin, mõtlesin, et oi, et ikka ma ei lähe. Aga siis niimoodi tuli järgmine kord uuesti ja siis ma mõtlesin, et aga ma lähen. Kui sa selle koha nagu võitsid endale, sul isegi, see palju valmiski, see oli tõesti mitte mingi koht oli see põhimõtteliselt. Et kas oli kogu selle ehitusprotsessiga ka seotud, et tehti seal mingid asjad vastavalt su soovidele või... Täpselt nii. Eks personaliseeritud värk. Ma mõtlengi, et päris suvalist pinda vist ei saa võtta endale sepikojaks, et sellel peavad olema mingid tingimused. No, tegelikult ei ole midagi hullu. No ventilatsioon võiks olla hea. ja mul kõrvale lestatakse klaverid. Okay. Ja ta ei kurda, et ma lärman. Ja sul isegi ei ole suur lärmamine seal ju. Ainult siis, kui vasaraga lööd. Aga näiteks paljudes sepikordades on baba, ehk siis põhimõtteliselt vali elektriline haamer. Tavaliselt on need vanad veneaegsed ka, mis on nagu ekstra valjud. Et need teevad niimoodi, et sul peab olema seal mingi ekstra pind selle jaoks ja ma ei tea, mis teil kõik peab olema, et see maja ja kõik ära ei lõhuks. Ja siis see ikka paugu vedab häält. See Rainil on siuke pressikene, samamoodi võivad jalaga peale, paneb kokku. Et vaikne ja rahulik sepikõne. Saad mussi kuulata samal ajal. Ja, et võib selle, mis ta nüüd on, et korteri nurka tõsta selle masina. Põhimõtteliselt, jah. Aga kas seal on kuum on? Mina nagu ei tundnud, et oleks väga kuum olnud sepikoja kohta. Ei ole. Kasutas induktsiooni ju. Jah, aga ma mõtlengi, et... Kunagi ei ole seal kuum. Nagu tavaliselt sepikoja sana pääs sulle selle kuumuse. Aga induktsioon, sul ei ole seal tuld ega midagi. Aga gaas ikka annab. Siin kõik ei tea, vaata, mis see on. Aga me rääksime, mis on induktsioon. Igal ühel on kodus. Ääs või? Mida? Ei, induktsioon. Pliit. No seal peal sepist seda võib-olla pole nii, jah. Ei, aga seal peaks saama päris kuumaks. Ja kuidas sa tegid siis niimoodi, et see läheb nii kuumaks? Mitte nagu Ei, pliit. mul ei ole pliit, mul on ikka päris asi. Ja see on huvitav, jah. Et koolis meile kunagi räägiti siuksest müütilisest olendist nagu induktsioon ääs. Ma rääkisin. Jah, sina rääkisid, mingisugused jutud oli, aga nagu polda levinud ja siis see tellis endale, tegi selle ümber ja möllas selle. Ja samamoodi lihtsalt nägid mingit ideed kuskil YouTube'is ja mõtlesid, et tead, mul tahaks ka niukest. Noh. Ja ei võtnud kaua aega ja oli. Jah. Huvitav asi on see ikka. On. Aga kas see on ka nagu mingi, et kas sa neid osasid saad kuskil netis tellida või sa pead täitsa nagu kuidagi ise kokku panema selle? Ma ei kujutaks ette, kuidas sa guugelda, et tahaks seda siukest AliExpress on üks parimaid asju. Aga kas sul näiteks on mõnda nõu anda mõnele alustavale sepale või käsitöölisele? Nüüd tuleb hakata tegema. Erinevalt sinust. Ära lükka edasi. Et hakka päriselt tegema. Ega ma ei ole tegelikult edasi lükanud midagi. Seepärast, et ega mul on nagu selleks ajaks jah, kui ma sinna kooli läksin, siis mul olid nagu plaanid paigas. Et mida mul kõike vaja on ja see nahatöö oli ka tegelikult siis juba. Aga ja nii ta läks. Et hakka tegema? Jah. Õige. Teed ja siis vaatame seda. Täpselt nii. Ei ole vaja üle mõelda. Aga kui sa juba läksid, siis see oli plaan juba valmis, et ennem kooli sa juba teadsid, et sa tahad teha just neid Damaskuse nugasid? Jah. Okei. Väga lahe. Kas sa ei ka siis nii, et sa ei kuskil näinud seda või sa oli kuidagi
kus sul see idee tuli? Tules karastunud, kes seda ei vaadanud siis? Kõik vaatasid seda ju. See on õudne. Aga enne sepakooli oli väga põnev seda vaadata. Kusjuures ma ei... Kas enne sepakooli? Ei, ikka vaatasin. Mina vaatasin hullult seda. Mulle nii meeldis. Pärast vaatasin juba teise vilguga seda. Noh, tegelikult on jälle YouTube, nagu ikka. Et seal on nagu siukse reaalseid asju. Et sealt võid nagu... Et kuidas päriselt tehakse. Mul on trauma mingite sepavideotega. Nii. Mul on nii palju neid vahepeal näidati, et mul jooksid need sepavideod kõrvades ka välja. Ma lihtsalt mingi aitab, ma ei viitsi neid vaadata rohkem. Aitab. Ma ei hakka nimesid nimetama. Full trauma. Kelle nimesid? Nimesid, mida ei nimetata siin. Okei. Aga kuidas sina defineeriksid, mis on edu või õnn? Kas sa arvad, et sa oled selle leidnud just nagu sepatöös või on see midagi, mis sa nagu jääd elu lõpuni otsima? Keeruline küsimus jälle. No tõenäoliselt ühesõnaga niimoodi, ega kuna ei tea, mis edasi tulla võib, siis äkki tuleb midagi paremat. Eks loota tuleb ikka, et tuleb parem. Aga kui oleks nii, et sa homne päev nüüd sured, kas sa siis nagu ütleks enda kohta, et sa oled õnnelik, sa leidsid midagi, mis sulle meeldib? Ei eks seda tegelikult kogu aeg tuleb öelda niimoodi. Et valikud oled ise teinud. Ja, aga alati saab ka teistmoodi teha valikuid. Adresi just rääkis, et tema tegi halva valiku. Ja ma elan sellega lõpuni nüüd. Millise valikuga jälle? Kooliga. Selle kooliga. Aga vähemalt oma kaminas on tehtud. Loomulikult. Aga põhimõtteliselt tõmbame vaikselt kokku, et tahaks siis teada ka, et kui keegi tahab sind üles leida, kuidas sa ühendust võtta, kus su leiab, kuidas sinna kohta infot saada? Põhjala tehasest. Okei, üks asi mind kripeldab ikka veel. Aga miks ma Põhjala Seppa ütlesin? Sa oled ju Põhjala Seppa Instagram? Kuskil ma olen Põhjala Seppa teinud. Ma ei mõelnud seda välja. Ei. Ma ei mõelnud seda välja. Ma ei ole hullud. Põhjala Sepp on suur silt mul ukse taga. Näed. See on asukoht. Põhjala Sepp ei saa olla asukoht. Mida sa ajad? Näed, Greta, asukoht siin. Ei. Eks ma ei tohi episoodi nimeks panna Põhjala Sepp. Aga kuidas ikkagi suga ühendus saab oli küsimus? Et kas sa oled Instagramis või kas sul tahaks helistada või kirjutada kuhugi? Tegelikult kui Hepaistost otsida, siis saab mind kätte. Hepaistos, okei. Hepaistos läheb, jah? Läheb, jah. Aga Hepaistos siis Instagramis nagu ma ei, tegelikult sõnaga Instagramis ma olen täiesti oma nime all. Rain Jansen. Päris nime all, jah. No võt siis. Jah, et kui tahab keegi töötuba või niisama Rainiga jutust või sa oled naine ja sa arvad, et Rainil on mõni naine puudu. Mine vaata. Mine kraabi ukse taga Põhjala tehasesse. Ja kui sa oled naine, siis ära üldse karda, et sa võid ka teha mingit naela või nuga omas kogemusest. Koplist võib alati nuga saada. Aga suur aitäh, et sa tulid, rääkisid endast. Suur aitäh, see oli väga huvitav. Täitsa teistmoodi elu. Okei, imelihtne. Teistmoodi episood ka. Aitäh sulle. Aitäh, see oli Elulõpetajad ja nägemist.